Nii, täna on siis selline getosalat. Siin on muna, juust, Hiina kapsas, värske kurk ja marineeritud sibul. Sibula marineerime niimoodi, et paneme siia soola, suhkurt, häädikat. Minul on riisihäädikas ja siis natukene suhkurt. Et see marineeritud sibul, esiteks ta annab hea maitse salatile, kui siin ei ole marineeritud kurki. See asendab selle suurepäraselt. On hea maitsega ja salat säilib kauem. Nii et enne kasutamist võite alati sibulat niimoodi marineerida 10 minutit, 15 minutit. No ja kui kellel on aega vähe, siis ka 5 minutit. Et ma olen kuulnud, et tehakse ka palja veega, et sibula säilivust tõsta salati sees. Minul ei ole vaja säilitada teda pikalt. Minul on ta söömiseks. Ma segan ta veel korralikult ära. Ja süsivesikuid siin ka ei ole. Porgandit ei ole, kartulit ei ole. Vahest võib sellist salatit teha ka lillkapsaga, aga mul sai lillkapsas otsa. Võite ka brookoliga teha. No jah, ainuke, mis siin on poe majonees täna mul sees. Et majoneesis ikka natukene võib olla, et on suhkruid sees, aga ei pruugi. Valite kvaliteetse majoneesi, siis seal süsivesikuid ei ole lisatud. Aga mis on siis miinus, et poe majoneesid enamus on tehtud rapsiõliga. Rapsiõli soodustab põletikku. Et võite teha oliivõliga, aga minu arust on maitse liiga tugev ja mulle nagu ei meeldi. Võib ka päevalilleõliga teha maitsetuga, aga ega too ka kvaliteedilt kõik see parem pole. Siis on veel, mis variandid on riisikliiõli, kui keegi saab, riisiõli, mis on ka üsna heade omadustega. Head katsetamist!